See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on tagasi, on aasta 2026. Me ei ole oma tegevust lõpetanud, me ei kavatsegi oma tegevust lõpetada. Meile meeldib, mida me teeme. Me lihtsalt natukene puhkasime, võtsime aasta alguses veidike aega, kogusime teemasid, et siis uue hooga edasi panna. Ja stuudios on mul abiks Margus Pipar Autolehest, Autogeeniusest, kes võib-olla hakkab siin olema natuke tihedamini, ja Martin Mets hakkab olema natukene harvemini. Tema läks parematele jahimaadele, kõlab morbiidselt, aga ta lubas siiski käia aeg-ajalt abiks, mis tähendab seda, et kommunaalteemad võib-olla ma püüan neid ikkagi sisse tuua, aga äkki siis kogume hästi palju kommunaalteemasid ja siis tuleb Martin Mets appi meile neid lahendama või vaatame, kuidas see asi olema hakkab. Igatahes ta näitas üles siiski huvi Autotunnis aeg-ajalt jätkata. Nii, aga Margus Pipar ja siis viskan talle ka ette sellise teema nagu, mis see nädal siis ka meelde jäi. Või viimasel paaril nädalal isiklikust automaailmast, isiklikud tähelepanekud automaailmast või tahad vinguda? See on ka alati see päeva, see nädalrubriik ja tihti läheb vingumiseks, kuigi me proovime vältida. Vinguda saab alati, eks ole. Külm on meelde jäänud praegu. Mõnus. Et kohati on nii külm, et ausalt öeldes ma oma autot nagu pigem ei käivitagi, et tundub autole liiga tegemine. Sa oled hakanud muutumiseks vana meheks, kunagi lähen 10 kilti jalgsi poodi ja hakka seda sigulit käima panema, ta mul siin vaata tekk on kapoti peal, siis ma pean ju vee uuesti panema sinna radikasse. 3 kilomeetrit lähen küll. 3 kilomeetrit küll. Et 3 kilomeetrit pärast ma autot käima pane. Tõsi küll, ta tihtipeale seisab mul suhteliselt soojas garaažis. Ma just mõtlen, kas see on asi on nüüd selles, et see lihtsalt külma, et kas see on see kaastunne auto suhtes või see tundub nagu eriti suure, ma ei tea, loodus, et kõik see ju mootor töötab. Ei, mul on pigem autost on kahju. See lumi läheb saabastega autosse ja kõik see. Ja mul, teine asi ongi see, et mul garaaž on selline, et seal ei ole drenaaži ja kui ma ta 3 kilomeetri tagant ka välja ajan, eks ole, siis veel kuskile mujale seisma jätan, eks ole, siis on need külmkäivitusi on ja siis, kui ma autoga lõpuks tagasi jõuan, eks ole, siis see sulab mul sinna garaaži põrandale ära, et ma pean auto enne hästi korralikult puhtaks tegema. Okay. Aga eelsoojendus on sul? Ei, on sul olnud eelsoojendusega autod? Ei ole mitte kunagi. Ja põhjus, ma olen paar korda mõelnud selle peale, et paigaldaks ise või laseks paigaldada. Küll mingi lihtsamad sorti võib-olla, aga see soomlastel on, eks ole, et lihtsalt plokisoojenduse. Aga kuna ma vahetan autosid nii tihti, siis ma ei ole kunagi selleni jõudnud. Mul on praegult ajutiselt minu käes on üks Audi Q7, millel on peal siuke väga korralik vebastu, et saab aknast niimoodi. Päris kaugele võtab see pult, et ta võtme puldi suurune pult, aga seal peal on väike digiekraan ka, et saab panna, et mitukümmend minutit ta siis soojendab. Hommikul panin niimoodi pool tundi varem, läksin tõesti, seest oli salong, oli kõik mõnus soe akende pealt, ka lumi juba voolas alla, aga nüüd ma pean selle auto omanikult küsima, kas ta on oma aku tervises ikka päris kindel, suur, eks ju 3 liitri diiselmootor, aga mul tunnen see see, kui sa käivitad, siis see ta lööb see suur diisel tahab head akut ka, et just, et kas asi on nüüd selles, et ta lihtsalt tegelikult on auto või aku tipp-topp ja see käivitus on selline või see sõber peaks hakkama oma akut vaatama, aga see on küll mõnus, et auto on soe, nad on sulanud, lükkad lume maha. Soe autos on ikka väga mõnus ja sellepärast esimene asi, kui ma kolisin sinna, kus ma nüüd elan, eks oli see, et ma viskasin, see oli ka ääretas oli asju täis, ma tegin garaaži tühjaks ja see on nii suur eelis ja mõnu, et kui garaaž on, siis paljudel ongi ta asju täis veetud ja auto on ikkagi õues, aga mul üks prioriteet oli see, et ma saaksin garaaži tühjaks oma autot seal hoida. Mu oma Volvol on ka soojendus peal, aga see on kõige lihtsam versioon ehk siis lisakütteahi, mis hakkab praegult tööle siis, kui ma panen auto käima ja ta aitab, mõnusat lõhnad läheb sealt kapoti alt, et ta aitab siis mootoril rutem soojaks saada. Aga kui ma käin ära ühe Volvo foorumis juba küsisin, kellegi Aleksandri juures, siis põhimõtteliselt on võimalik progeda ka nii, et ma saan seda ka ise sisse lülitada või vähemalt panna taimeri.
aga praegu ta läheb automaatselt läheb tööle. Ta läheb automaatselt tööle, kui on mingi teatud temperatuur ja ta tunneb, et mootorile on vaja kiiresti anda nagu sellist soojendust juurde, siis ta läheb tööle. Nii, aga mitte sinu sellest eelsoojendusest puuduvast ei tahtnud rääkida, üks teine teema oli. Jah, et viimase paari nädala üks huvitav teema oli see, et ma sõidan suhteliselt, ühesõnaga 150 000 kilomeetrit läbi sõitnud C-klassi Mercedes V205 kerega, umbes 10 aastat vana. Ja ühel päeval lihtsalt juhipoolne klaasipuhasti jäi püsti silmete seisma. Kõige mõnusamal ajal. Ja täpselt. Õnneks mul on küll garaaž, kus ma sain sealt kohe nagu plastikud eest ära võtta ja oli umbes täpselt see, mis ma arvasin, et teine puhasti liikus, eks ole, et mootoris asi ei olnud. Aga klaasipuhasti hoovastikus olid kaks hooba olid üksteise küljest lahti tulnud. Ja seal on nende hoovad on üksteise küljest kinni siis metallmunakas ja seal peal on nagu plastpuks. Ja see plastpuks oli lihtsalt ära kulunud. Vaata, mõtlesin, mis see siis on? Väike plastpuks. Saatsin sinna teenindusse päringu, kus ma oma autoga hoolduses käin. Tegelikult sa juba tead, eks ole. Mina tean, ja. Anname kuulajale korraks 3 sekundit, kui palju maksab selline pisike selle probleemi lahendamine. Ja, kulunud on üks väike plastpuks, eks ole, et mis siis ühesõnaga, teenindusest tuli vastus. Hea võimalus on teil osta uus originaal klaasipuhasti hoovastik hinnaga 725 eurot pluss siis vahetustöö. Et suurusjärk ma pakun sinna 1000 euro alla. Kojamehed. Jah, et... ma nüüd ei hakka, mis sinu auto, me räägime siis umbes 1/20 selle auto hinnast või 1/15? Jah, 15 sinna vahele võib-olla. Normaalne. Ja tõesti, asi on ühes plastpuksis. No siis ma muidugi guugeldasin ja otsisin, selgus, et Mercedesel C-klassis Mersul on seda varem ette tulnud ja Hiinas müüakse ühesõnaga, veebis saad tellida plastpukside komplekti, seal on neid pukse on veel ja see maksis mingi 20 eurot. Tellisin ära, aga siin nüüd jõudis ka kohale, aga nii palju, kui ma siis pärast hakkasin uurima, siis paljudel see ei sobi ja palju ei saa selle vahetamisega hakkama ja leidsin järgmise häki, mis siis seisneb sellest, et sa puurid sellest plastpuksist augu läbi, metalli sisse augu läbi ja paned sinna ühe kruvi, nagu seda asja kinni hoidma, et need 2 hooba üksteise küljest lahti kukuks. Ja kruvi kinnitad siis poldi liimiga ja jätad sinna piisavalt ruumiga, et need hoovad saaksid omavahel mõistlikult liikuda. Tundus täitsa tehtav, need, kes olid seda teinud, ütlesid, et töötab väga hästi. Ja siis tuli hakata autot lahti võtma ja see, ütleme, et kui esimest korda teed, siis selle sama plastpuksi vahetuseks tuli osta uusi tööriistu. Ma just mõtlen, et see on ju esimene asi, et olgu sul võib see YouTube ja sul võivad need manuaalid olla, aga see, et seal raudselt sa käid 3 korda tööriista poes. Täpselt oligi, lõpuks oligi see, et ma käisin küll 2 korda, aga kuna sa ei saa, seal oligi paar kruvi, mida ma lahti ei saanud. Mul on oma arust kodus kõik tööriistad olemas, aga seal oli Torx 55 äkki oli see ots, mida mul ei olnud. Ja kusjuures selgus, et seda ei ole ehituspoodides kõikides. Ma leidsin selle Espakist ja see maksis kas äkki 8-9 euro vahele. Üks otsis, eks ole, muidu maksavad ma ei tea sentidest kuni paari euroni. Ühesõnaga tööriistad sain. Ja sul peab olema ka teine auto, millega tööriista poes käia, kui sa oled mulle ühe laiali lammutanud. Et seda mul õnneks oli. Ja lõpuks oli see, et hästi rahulikult võtsin, sest ma olen kiirustades nagu varemgi nagu asju pekki keeranud. Hästi rahulikult võtsin, aga lõpuks läks 2 pikka õhtut. Okei, see on ikka, jah. Ja lõpetasin niimoodi, et teise õhtut täpselt 0-0-0-0 siis keerasin klaasipuhastit tööle ja nad töötasid ilusti. Aga see ei olnud, see tõesti, läks pikalt sellepärast, et esiteks kõigepealt looda, et äkki sa ei pea ikka kõiki lahti kiskuma. Äkki sa saad sealt kuidagi lihtsamalt. Ei, lõpuks tuli kõik lahti kiskuda. Tööriistu otsimas käia. Ja lõpuks, mis nagu oli samamoodi, kui sa varem seda ei ole teinud, siis klaasipuhastite nagu reguleerimine uuesti paika saamine, et hoovastik oleks mootori küljes õiges kohas ja puhastid liiguksid õigesti. Et lõpuks ma sain selle tehtud,
kulu oligi see 9, kuskil 15 eurot oli siis tööriistakulu. Muud asjad mul olid olemas, nii et praegu, ja nüüd ta on töötanud, eks ole, ka selle lumega, ehk et aga kas sa jõudsid uurida ka neid erinevaid ju siuksi margile spetsialiseerunud töökodasid on mitmeid, et kas keegi oleks sulle teinud ka kas siis ise selle töö ära või öelnud, et ma nüüd ei taha 750 eurost asja, aga kas te oskate selle korda teha, kas sa neilt küsisid? Nende esimene pakkumine oligi see originaalhoovastik. Okay. Ja kui ma oleksin saatnud neile selle video, eks ole, ilmselt nad vist ei taha ka teha, sest nad ei vastutavad. See võib sul järgmine nädal, see enam ei toimi ja siis on nad jälle, tõelt arusaadav. Ilmselt nad ei taha sellist asja teha, ma ei hakanud isegi küsima. Pealegi garaaž on olemas, käed on otsas, aega oli, tahad proovida. Eks saab nüüd näha, et kas see nagu päriselt püsima jääb, aga esialgu tundub, et on kõik kinni ja kui ma olen nüüd uuesti sinna katet alla piilunud, siis kõik on täpselt nii, nagu ma nüüd panin sinna, et saame näha. Üks variant on veel, aga selle kuskil, mis see hind oli? Kuskil 300 euro juures oli ka B-hoovastiku müügil. Aga kui ma olin seda mulle see teenindus ei pakkunud, see ei olnud margeesindus. Ja kuna ma leidsin selle häki kohe ise nagu üles, siis mõtlesin, proovin kõigepealt seda. No võt, lihtsalt rääkisime sellisest autoinimese argipäevast, ja tegelikult tihti võib-olla üks õpetlik lugu, et ilmselt muidugi nutikus tuleb ja ettevõtlikkus tuleb ikkagi siis, kui sulle esitatakse arve, milleks sa lihtsalt ei ole valmis. See on, ma kardan, et see number, mis sulle öeldi, oleks pand vist isegi mind proovima midagi ise tegema. Kas see asi, see murdumine, kulumine, kas see võib olla sellest, et ma ei tea, et ma olen alati mõelnud nii, lumi, talv, sul on kojamehed kinni külmunud ja ma ei ole kindel käivitades, kas mu autol, mis asendis mu kojamehed on, sa püüad seal niimoodi, nagu osadel ei ole need nulli tõmmata, et ta nüüd ei hakkaks selle külmu kohe ennast rebima. Või kas ta oli ära kulunud või midagi nagu ära murdunud? Seal oligi puhtalt nagu plastpuksi kulumine. Okay. Ja mulle tundus, kui sa peale vaatad, tundub, et kõik on juba hästi nagu niiskusest kaitsud, aga mulle tundus ikkagi, et ühesõnaga, et oligi see metallmunakas, mille otsast on, et see oli nagu roostes, seal ja selline rooste pudi oli kõik täis, et ilmselt ta peaks nagu sealt vabalt liikuma, aga ta ei olnud vaba, et seal oli ikkagi, ma arvan, niiskus oli sinna sisse saanud ja siis ta nagu hõõrus kulutas seda plastpuksi ja rohkem muidu oleks pidanud tegema. Okei. No sellega just siin kojameestega siin Margusega enne saadet on veel eraldi teema, et see on üks innovatsioon, mis automaailmas on tegemata, et nad panevad mulle küll, eks ju, autoekraanil, ma saan mängida arvutimänge, YouTube ja teha Zoomi koosolekut, mida mitte keegi teha ei taha ja mida mitte keegi ei mängi, aga see, et mul oleks töötav soojendus, kojameeste soojendus, ma saan aru, et nende varte sisse nüüd hakata mingeid soojuselemente ehitama ja see ei ole väga realistlik. Mingitel autodel on seal klaasiala servas mingi soojendus, aga üldiselt see, kuidas nende vahelduvate külmadega siin, kuidas kojamehed ei tööta, on meie kliimas päris masendav. Sinna klaasipuhasti nagu sinna külge, eks ole. Ja sellesse soontesse. Jätub vesi, sa just käisid sõitmas nii, esiklaas sulas sinna poole, et siis sa lähed poodi. Jäätükkidega hõõrud oma esiklaasi, eks ole. Ja sa lähed kas või 15 minutiks poodi, see juba külmub ära ja siis paned kojamehed tööle, siis on sul seal nagu poole akna vastu ta üldse ei lähegi. Ja tohutu, sa mudid neid sealt, täna hommikul ma mudisin selle Audi kojamehi niimoodi pehmeks, et saaks kasutada. Et kui nüüd parem... Ja sul on vaata suur auto ka, siis saanud kätte. Just, et autotööstus tegelege päris probleemidega, mis meid siin vaevavad. Nii, minul ka mingi nädal asi peal selle, et ma kojamehi puhastasin. Kirjutasin sellest ka autoleht eraldi juhtkirja ja tahaks seda ka jagada teiega. Ma tahtsin lihtsalt, mul tuli mõte, et aasta esimeses autolehes ei vingu ja aasta esimeses saates ka ei vingu, vaid kiidaks Eesti autojuhte ja just sellepärast, et mul õnnestus siin pikkade pühade ajal sõita või mu lähikondlastel. Mina sõidutasin 2 sakslast, kes on varem Eestis käinud, kes on varem lund näinud. Ja siis oli ka veel üks indoneeslane, kes polnud mitte kunagi Indoneesiast ära käinud, lund näinud ja üks peruulane. Ja nende kõigiga sõites oli selline, et ka need sakslased
et nende jaoks oli täiesti arusaamatu, kui me sõitsime läbi lumetuisu Rakvere suunas. Jah, loomulikult sõitsime, ütleme, 80-ga, mitte 100-ga, aga et see, et Eestis, kui tuleb talv, ei jää liiklus seisma. Meie enda jaoks tundub. Ja ma tahtsingi kutsuda üles kõigile, et see, et need vandumised, et kurat ära sõida talvel, kui sa sõita ei oska, eks ju, kui keegi sõidab aeglasemalt. Ta ei saa kohalt minema, ta on ennast hange kinni sõitnud. On jah tüütu, aga maailma mõistes on Eesti autojuht lihtsalt selles mõttes kõige parem, et Californias liikluseb seisma, kui tuleb suurem vihmasadu. Mitte sellepärast, et tänavad oleks üle ujutanud, vaid inimesed ei oska vihmas sõita, seal on libedaks muutub, eks seal asfaldi materjal on ka lõunas natuke teistsugune. Sama juhtub Lõuna-Euroopas, Inglismaal või Hollandis tuleb lumi maha, arusaadav, eks pooled on suvekatega, pooled on mingite keskpäraste all-weatheritega, arusaadav, aga kõik see, et aga me sõidame siin sisuliselt kohati kiilas jääl läbi paksu lume ja kõik sõidavad algajad, juhid, sõidavad vanainimesed, aga me võime sama hästi minna sõita kõrbe, ühesõnaga kõigis teistes tingimustes. Ja. Ehk et lihtsalt Eesti juht, isegi kui ta on keskpärane juht, maailma mõistis jumala hästi, täielik käsk, kes suudab sõita talvel siis, kui ülejäänud, ütleme siis meist allpool ja niimoodi täiesti ennast juba kokku klapivad, ütlevad, ei ole võimalik, nii et õlale patsutus teile kõigile, sest et see on kõva sõna. Aga sellegi poolest sõitke ettevaatlikult. Ja üks mini-uudisi otsa, ma tahan järgmist saates, me saame teha veel sama teemalise mini-uudise, aga see, et kui Autogeenius ja Autoleht valisid oma eelmise aasta lemmikautosid, siis võitjaks valisime me Mercedes-Benz CLA. Elektrilise, sellest tuleb ka hübriid, sellega me sõitnud ei ole, aga ikkagi tema, ütleme, see erilisus peitub ikkagi sellest CLA-s, ehk siis elektrilises, mis sõidab kuni 800 kilomeetrit tunnis. Peaaegu. 800 kilomeetrit tunnis. 800 kilomeetrit ühe akuga. Ühe laadimisega. Ja sama auto valisid võitjaks ka Euroopa 53 või 59 tippauto ajakirjaniku, ehk siis Euroopa aasta auto 2026 Mercedes CLA. Nii et ja päris korraliku eduga. Elrock oli, eks ole, teine ja seal punkti vahe oli vist 100 punkti. Oli, päris mitu autot olid samad, eks ju, Renault 5 sai neilt juba eelmine aasta tiitli, meil oli ta vist 3. See aasta valiti Renault 4 sinna finaali. Ühesõnaga, meie otsus sai valideeritud ka väga paljude Euroopa ajakirjanike poolt ja siis sellel autol seisab ees, mida me oleme siin mitmes saates lubanud, veel üks test. Kui nüüd kõik hästi läheb, siis nüüd me teeme sellel nädalal ära ja siis edaspidi kirjutame. Just, aga point on siis, õnneks tulevad külmad ilmad, võtta siis hästi suur sõiduulatus, võtta paar suure sõiduulatusega autot veel ja minna siis selle külmaga sõitma. Et mis see siis Eestis tähendab? Lubatakse palju ja eks nad sõidavadki palju, aga külm on ikkagi väheke teine teema. Mul siin saate lõpus võib-olla räägin ühest autost, mis ühtlasi ka selle testi mõtte taaskord meil niimoodi äratas. Aga räägi kohe äkki. Räägime või? Siis on see teema kaetud, jah. Jaa, ühesõnaga oli mul siis ka siin peale pühi uue aasta alguses võtsin Peugeot E5008. Elektriauto, ilus auto, mulle meeldib ta palju rohkem kui 3008, sellepärast, et ta on normaalse universaalkerega, seal on isegi 3 istmerida, kuhu mahud lapsed, mitte mingi kupeelik linnamaastur ja sisu on äge, tal on hästi moodne näeb välja, kõik on väga hästi. Mis selle auto juures ei olnud hästi ja mida ma ju tegelikult teadsin ka, on ühesõnaga see, et ta on dual motor. Miks ma selle võtsin, et ta ei ole otseselt uus muutel, aga pigem on. Eelmine aasta saabus. Ehk 4-veoline elektriauto. Aga see tähendab seda... Ja suure akuga? No ta ei ole suure akuga, sest ta on 77 kilovatti. No okei, suur aku on juba üle... Ja just sellepärast, et Stellantise linnamaasturitel ehk siis 5008, 3008, Opel Grandland ja Citroen C5 Aircross on olemas ka long range variant, millel samuti lubatakse sõiduulatus, neil on umbes 100 kilovatt-tunnine aku ja sõiduulatus kuni 700. 695, 691, kellel kuidas. Aga neid autosid kahjuks me
näeme Eestis alles selle aasta kunagi võib-olla teisel poolel. Aga dualmotoril on väiksem aku, tal on nagu tohutult võimsust, mis on tarbetu, mis ma tean, mis kaasneb lihtsalt sellega, et kui sa paned teise elektrimootori sinna juurde, siis 1+1 on juba palju, eks ole. Just, tulebki hästi palju võimsust ja muidugi oli, kui ma seal lumesopaga kuskilt välja pöörasin, panin ta ilusti nelikveolisele ja vaatan kohe, mis ta võimsus oli. Läks küll, aga läks ka kogu elekter. Ja ma olen siin hästi palju viimasel ajal olnud, nagu me panime aasta plusside hulka, et kui see elektriautod on nii heaks läinud. Meil ei ole nendega enam pega üldse probleeme, me sõidame nendega. Ja see oli sellepärast, et ma pole ammu nendega sõitnud talvel. Ja ma tean, see ei ole E5008 mure, et kui sul elektriauto, mille VLTP on 500 või vähem ja tuleb talv, siis sa oled omadega, siis me oleme ikkagi selles kohas, kus me oleme siin mitme sõbraga teinud nalja, mitmed mu kolleegid muga ei nõustu. Sa ostad elektriauto, sul peab kodus olema turvaauto. Kõik, kas selleks on 700 € golf, sul peab olema kodus mingi teine auto või naabrimehega hea suhe. Ühesõnaga, palju käimisi. Ma hakkasin Tallinnast minema sõpradega õhtul Tartus kokku saamine. Kõik võtan oma aja, et rahulikult jõuda, 265 kilomeetrit on range'i. Näitab auto 72% akut. Tartusse varuga, varuga Tartusse. Külma mingi -6-7. Tikupoisiks oli sellest kadunud 220. Jah, ma sõitsin kiirusega, nii nagu lubatud oli. Mis oli siis ilus must, mitte must jää, vaid must tee, kõik kiirusega. Ei, ma ei soendanud kodus enne makut, sellepärast ma ei saanud. Ma lihtsalt tulin enne töölt, jätsin auto, võtsin, ühesõnaga, ma ei viitsi vabandada või selgitada, sest ma tean, elektriauto fännid juba ei saa aru, kuidas mul alati nii läheb. Aga kui sul on 265 lubatud, sa tead, et sa, jah. Ja mul on tikupoisis 200, ja istud tikupoisis ja laetigi ja jõuad Tartusse, oled hiljaks jäänud natuke, ei olnud tähtis asi. Aga mul oli see nädalavahetuse veel asju, ma läksime sõpradega Haanjasse. Elektriauto jätsime Tartusse. Nii, pärast küsid, miks laadima ei pannud. Kuhu panen laadima? Ma ei saa jätta kuskil Enefiti laadjasse teda ju 8 päevaks. Jõuad Tartu tagasi, 90 kilomeetrit. Ma seal eelmine õhtu käisin natukene, panin peale. Mul on 90 kilti järgi. Ja ma pidin järgmine päev tegema mingit sõitu 300 kilomeetri jagu. Ja vedama oma inimest, keda on vaja nagu natukene liikumispuud. Ja ma jätsin sõbraga autoga ära. Kuule, palun viise Peugeot Tallinnasse tagasi. Ta pidi 2 korda laad, kõigepealt võid saada Tartust tikupoissi. Ta mõtles, et ta teeb selle, et ta laeb Tartust natuke ja siis tikupoisis teeb lõuna. Ja laeb seal peale. Ja mina võtsin tema selle sama Audi Q7, sest mul oli vaja sõita Jõgeva maalt Haapsallu, kuhu on pea 300 kilti ja hästi külma ilmaga. Ja tõesti, ma ei oleks seal, ma oleks pidanud selle elektriautoga sõitma invaliidiga, siis istuma, laadima. Ja ma ei võtnud ju mingi Renault 5. Et kus ma nüüd räägin siin 50 kilovatt-tunnist akust ja kurdan, et ei saa hakkama. See ei ole, ma ütlen, praegult jäi lihtsalt vahele Peugeot E5008. Okei, võib-olla ta kulutab natuke rohkem, sest on see nelikveoline. Et oleks mul olnud mingi esiveoline Kia EV4, oleks parem olnud, aga lihtsalt see talv lajatab nii valusasti. Jah, et sa pead ikkagi kogu aeg planeerima ja arvestama ja tegelema asjadega, millega sisepõlemismootoriga sul ei ole kunagi küsimust. Et ma olen väga, ma ütlen, ma olen nii palju kiitnud, on hakanud elektriautod meeldima, aga mul natukene nagu jälle lõi maa peale, et kui olulistel hetkedel sa ei saa oma autot usaldada, sa pead nagu andma sõbrale, aga vahetama autod ära. Nii. Kus ma lubasin välja vaadata, palju selle võimsust on. Mingit vahet tegelikult ei ole, palju võimsust on. Et muus osas jumala, sõbrad ka sõitsid, kes siis pidid sellega, õudselt kihvt, ekraani pealt natuke pead otsima, sest ta ei ole harjunud, aga kui sa ise selle auto omanik oled, sa saad selgeks, tegelikult meeldis ilus auto, ruumikas, hästi vaikne, kõik oli hea. Lihtsalt, ma tean, sinna nelikveolisesse ilmselt ei mahu see long range aku. Aga võib-olla mahub, ma ei tea, kui kunagi tuleb.
nojah, aga ikkagi pole ju seegi aku väike tegelikult, eks Ei ole, jah. Selline lugu siis vaatame, mis need suure sõiduulatusega autod, mis meil siin ülehomme plaanis on, et kuidas need käituvad. Nii, mis meil siin teemaks oli? Automüük 2025. Jah, siin nagu selles mõttes üllatust ei ole, et kogu aasta nagu näitas, et asi pekki läheb ja paremuse poole ei olnud seal nagu hetkegi, eks ole, et noh, kokkuvõttes tuli jah, tuli 13 000 autot. Tavapärase siukse 23-24 000 asemel. Ehk et umbes poole vähem kui siis eelmisel aastal. Küll siin on muidugi, eks ole, see märkus tuleb ära teha, et eelmise aasta automüük oli viimaste kuude arvelt oli suurem, eks ole, ja siis esimeste kuude arvelt nagu loogiliselt kohe väiksem, on ju. Aga see ei tõusnudki tagasi. Just, aga asi ei läinud ka oluliselt paremaks nagu aasta jooksul, et no jah, et me oleme seda siin palju rääkinud, lihtsalt nüüd lõpuks siis võib öelda, et kui automaks välja kuulutati, oli prognoos, et registreerimistasu saab 137 miljonit aastas, suvel korrigeeriti see 90 miljoni peale, kokku tuli 63 miljonit. Paneme nüüd siia juurde kõik, mis selle asja väljamõtlemine. Ja siis see, et kui palju müümata autod pead käibemaks, siin riik ja autod, ma arvan, et sellest kirjutatakse veel mingid majandusuurimusi ja vaieldakse siin aastaid. Ja kui millalgi see automüük, mitte küll otseselt see aasta, ilmselt lakk ei lenda, aga veits paraneb, siis riik hakkab ütlema, võt näed, nüüd võtame selle käibemaks tuleb tagasi ja umbes, ma ei tea, 20 aasta vaates me oleme plussis. No ühesõnaga, see ei tulnud kellelegi üllatusena, kõik läks kreeni, eelmise aasta kõige müüdum sõiduauto Eestis Toyota, 2369, teisel korral Škoda, 1925, kolmas Renault, 1204, siis Volkswagen, Dacia, Kia, Peugeot, BMW, Audi, Mercedes-Benz, kõik Saksa kolmik, kõik nagu sees, BMW, Audi, Mersu. Pea kõrgetel kohtel. Ja BMW ikkagi teistest, ütleme BMW 414, Audi 353, Mersu 333, et no kui arvestada, et miks BMW nii hästi müüb? No mitte nii hästi, aga paremini kui need ülejäänud kaks. Me oleme ju, kui sa nüüd nagu, et kuidas BMW viimase disaini hinnatakse ja just kui nagu kõik on nagu no Audi puhul ma saan aru, miks Audi nagu ka nagu top 10 sees on, et enamasti on nagu nende hinnad, vähemalt baashinnad on ikka hämmastavalt head, et kuidas nad sükest hinda teha saavad, on minu jaoks küll suur nagu küsimärk, aga puhtalt sellepärast ongi loogiline, et nad on siin nii kõrgele kohal. Aga mis see BMW võlu siis on, hea küsimus. Ja teine kurioos, mis ma praegult just hakkasin mõtlema, kui ma vaatan seda tabelit, 6. kohal on Kia, 852. Aga Hyundai? Kus on Hyundai? Ta ei ole isegi nagu, ta ei ole niimoodi, et ta on paarisaja autoga, vaid ta ei olegi top 10. No ilmselt on kuskil 11-12, ma hakka pealt siin otsima. Aga täitsa veiderist tehnoloogiliselt jällegi, nad on ju nagu Škoda ja Volkswagen. Et seal ei ole põhjust kuidagi Hyundaid nüüd vähem osta kui Kiat selle pärast, et ma ei tea, kas disain siis või? Võib-olla on see, et kui vaadatakse juba Korea autot, et sealt kuulega Kial on pikk garantii. Nad on pikem ja seda küll. Võib-olla küllap on see üks põhjus, et ma saan sama auto, aga mul on 2 aastat nagu rohkem muretut aega. Mudelitest Toyota Corolla, Škoda Octavia, Toyota RAV4. 4. koht on pigem nagu üllatav, et Škoda Kodiaq, eks ole, nii suur auto. Aga kas ta on vist alati seal ka nagu olnud, et see eestistele jällegi vist, et kuidagi see hakkab odavalt, et muidugi sa saad selle Kodiaqi kergitad üle 60 000. Eks hind on nagu väga okei, aga siiski. Kas selle aasta sisse, kas need peaks olema kõik juba uued Kodiaqid või millal see mudeli vahetus aasta algusesse võis jääda ka mingi laojääkide seis? Võib-olla, aga kindlasti on see nagu lõviosa on kindlasti uued Kodiaqid. Sest et huvitav saab olema 2026, kuigi tegelikult ilmselt on laost ära müüdud nüüd küll kõik vanad RAV4-d ja see RAV4, mis nüüd siis alates aprillist või kuskilt hakkab lisanduma Eestisse, on kõik juba uued. Nii et Toyotal tuleb päris hea aasta, mul on tunne. Kui siin vähegi, nagu kui me räägime eraisikutest ja niimoodi, kes päriselt autod siis ostavad, mitte mingitest fliitidest ja asjadest, siis Toyota RAV4 nad ikka ostavad. Mis võib-olla, millest me ei ole nii palju rääkinud, kui me seda 2025 kokkuvõtet tegime, siin saates on nüüd, ehk siis
võtsime kokku siis Hiina ja elektriautode müük ja Hiina elektriautod. Noh, see Hiina on nii päevakajaline, sest meil eelmine aasta või siin lähiaastat on lisandunud nagu 3, 4, 5. Noh, me oleme vist viimasel ajal teinud uudiseid, et noh, eks ju, Dongfeng tuli koos oma mingite kamraadidega. Ja, igavene suur ports. Ja neid on tulnud ja neid tuleb veel, eks ole, just oli uudis, et eks ole Baik, PAIC, tuleb siis Chery, millest räägitakse juba ammu, eks ole. Sina käisid Hiinas sõitmas, aga kuidagi ei taha ta nagu kohale siia jõuda, eks ole. Zikr. Ma ei tea, kas Zikr Eestisse tuleb, kuskile ta tuleb. Aga võtame siis, et kogu selle asja peale siis eelmisel aastal müüdi meil, nüüd on see, et eks ju, et kas Polestar, kuskilt hakata pihta, et need Lünk ja Koon, eks ju, seda me võtame Hiina firmaks. Kas Polestar, nii ja naa, eks ju, Volvo, me ikka armastame öelda, et on Euroopa tootja. Aga igal juhul, kuna siin BYD müüs 191 autot, GVM 67, siis väga vahet polegi. Neid müüdi kokku siis Eestis umbes 400 Hiina päritolu autot, mis on 2000 või eelmise aastal uute ja kasutatud autode seas. Neid müüdi kokku 25 000 autot. Toodi Eestisse uusi ja kasutatud. Nendest 400 on hiinlased. Uusi 13 000. Et me ei räägi ka uute autode arvestuses. Me räägime 400 Hiina autost. Et ka veel ei ole nagu otseselt põhjust siin öelda, et nüüd on nagu kõik ostavad Hiina autosid. Jah, ja kuna neid suur osa on elektrilised, eks ole, siis tegelikult see protsent on ikkagi Hiina autosid veel ei ole, aga küllap nende müük veel kasvab. Ei, kindlasti, absoluutselt. Aga lihtsalt, et jah, et seda tuua selle tohutu fooni kõrvale, kuidas nüüd kõik ostavad Hiina autosid, siis Eestis müüdi neid umbes 400. Kus nad küll silma paistavad, on uute elektriautode arvestuses. Mis siin on 10% umbes. Ehk siis müüdi ligi 2000 uut elektriautot. Ei. Nüüd ma jään siin natuke asja. Ei, vähem. Lisandus kokku 2200 elektriautot nii uusi kui kasutatud ühe aastaga. Ja seega, ja siis kõige populaarsem uus elektriauto oli BYD Sea Lion 7, mida müüdi 59. Ja sellele järgnes Model Y, Tesla Model Y 52 autoga, siis Toyota BZ4X 48 ja siis Škoda Elroq 46. Need on uued autod. Vist ei ole raske arvata, mis on Eesti kõige populaarsem kasutatud elektriauto. Tesla Model 3. Ja 280 autot, 279, aga ja Teslasid kokku nii uusi kasutatuna oli 498, nii et selles mõttes see kui aasta alguses tundus, et Elon Musk oma selle, mis ta seal korraldas ja siis korraks läks seal noor Bardülli ja siis nad jälle leppisid ära, et see lõi nagu Euroopas ikka päris korraliku koblaka neile, siis korraks see müük täitsa seisma, jah, aga võib-olla see 500, mis Eestis võib-olla oleks siis olnud täna ka 800 või 1000, eks ju, kui Elon Musk nagu poleks näidanud oma tõelist palet. Teisel kohal, nii kasutatud kui uute elektriautode osas on BMW, 229 autot. Siis Audi 131 ja siis Mercedes 126. Et Volkswagen... See oli minu jaoks täitsa üllatav tegelikult. Jah, et neid e-trone ja EQS-id tuuakse päris palju sisse. Üks kindlasti üks asi on see, et sa saad Nobel auto väga uhke, eks ole, mille hind on uuega võrreldes nii kõvasti kukkunud, et saad ta nagu üsna hea hinnaga kätte. Erilistest autodest väga nagu eriline, eks me need jooksvaid oleme siin kajastanud, et 54 Lamborghinit, millest 50 uuena, Lamborghini Urus muidugi, 51 autoga popim, Ferrarisid 44, Ferraridega oli siin ju aasta lõpus huvitav case, jah. Et korraga võeti neid jube palju arvele, et selline mulje, et kas nüüd ostavad endale sõpradele jõulukinke või? Ja detsembris inimesed jõulukingid kätte, jah. 18 Ferrarit reigati.
tegelikult oli küsimus, et Ferrari'l millegipärast tüübi kinnitus on piiratud aeg ja kui neid istikhübriide poleks see aasta arvele võtnud, siis oleks tüübi kinnitus lõpetanud kehtivuse ja need autod oleks sisult telliskiviks muutunud. Ja siis üks Soome ettevõtte oma Eesti tütarfirmalt võttis nad korraks arvele, sest siin on automaks väiksem nende autode pealt. Enamik olid siis istikhübriidid, mis on Eestis umbes need 296 ja SV90 nende registreerimistasud on mingis 1000 kuni 1500. Soomes oleks need olnud 40 kuni 80 000 per auto. Ühesõnaga kurioosum. Aston Martinid 16, millest DBX 77 linnamaasturit lausa 5, uuena tunduvad, et Aston Martin täitsa müüb. Ühesõnaga ei olnud siin hea aasta kellelgi. Ja mis on Eesti kõige populaarsevad kasutatud autod, ei ole ka muutunud selle automaksuga. Võib-olla on muutunud mingi nende mootorite ja CO2, Et ilmselt toodi rohkem neid autosid, mille pealt sa ei pea nii palju makse maksma, eks ole. Aga jah, jätkuvalt BMW on esimene, teine on Volvo, kolmas Mercedes-Benz ja alles siis tuleb Volkswagen. Aga kokkuvõttes on, kui uut autode müük oli täitsa metsas, siis pruugitud autode sees on see asi nagu veel hullem. Et kui üle-eelmine aasta toodi Eestisse peaaegu 25 000 autot, siis eelmisel aastal kukkus see 11 500 oli siis nüüd. Ehk et võib mõista küll, et miks automüüjad ei ole eluga üldse rahul. Just nii, võt selline aasta, vaatame, kuidas läheb see aasta paremini. Aga kuidas võib see aasta paremini minna, selgub sellest, et millised uued mudelid see aasta tulevad. Nagu juba ütlesime. Ja sellest ka me kirjutame ka homme ilmuvas autolehes kirjutame. Just, autolehe kaane lugu saate, me on pikk loetelu, me siin mõned toome välja, kõik ei too. Ühe ma juba ütlesin, Toyota RAV4 saabub. See on kindel, et sellest me saame järgmise aasta alguses rääkida kui ühest müügihitist. Jah, mida sa ise ootad? Mina näiteks tahaks ikkagi nüüd kahjuks meie selle talvetesti ei jõua see suure ulatusega BMW iX3. Just, see on ka üks, põhimõtteliselt on ju tegelikult ikkagi niimoodi, et elektriautosid müüakse täna vähe, et me räägime nendest hästi palju, me kirjutame neist, aga reaalselt neid müüakse seni veel vähe, aga see on küll see elektriauto, millega ma ka Eestis hea meelega sõidaksin. Jah, ja ma arvan, et see selles mõttes nii-öelda Eesti elektriauto turul see siiski saab hitiks, sest ta ei ole hiitkallis. Sest et iX, eks ju, see suurem versioon, see maksab ju pigem üle 100 000, mis siis ta hakkab kuskilt altpoolt. See prooviauto, mis meil oli vist äkki 135 000. Nüüd iX3 on palju mõistlikum ja tõesti see sõiduulatus tahaks näha. Ja uus tehnoloogia ikkagi, et BMW nagu auto, milles on tohutult investeerisid, et väga huvitav, et kuidas see siin talves nüüd hakkama saaks. Et Volvo ka nüüd kuulutas välja, et 21. jaanuar avalikustavad täpsemalt EX60 ehk siis Volvo XC60 elektriline derivaat ja öeldi põhimõtteliselt välja esialgu üks asi ja see on sõiduulatus 810 kilomeetrit. Nii et paar kilomeetrit rohkem kui BMW-l. Just, ja kui sina nägid BEM-il kuskil seal linnas ökotades üle 1000 oleks võinud sõita, siis näis, kuidas Volvo see aku haldus ja niimoodi, et korralik konkurent kohe Volvol neile panna. Mida ma veel ootan, tegelikult Mercedes uued nagu need mudelid, aga sisepõlemismootoriga. Et see sama CLA, eks ole. Et samamoodi, et kui kõik arendavad elektrimootoreid, et siis kuhu nagu jõutakse nüüd nagu sisepõlemismootori ja hübriididega. Et see on üks auto, mida ma huviga ootan. Miks mitte Ioniq 6N, Hyundai Ioniq 6N. 5N oli päris kihvt sportauto, 6N-il pidi olema veel kõvasti peale keeratud. Ootame huviga, loodame, et tuleb ka demoauto ajakirjanikele. Aga Hyundail on peamiselt esialgu mudeli uuendused, aga samast kodust Kial tuleb see aasta niimoodi, et põhimõtteliselt me võiksime peaaegu iga kuu sõita mingi Kiaga iga nädal. Kial tuleb meeletu laviin uusi mudeleid, jah. EV4, EV5, EV4 ja 5 ja 3
GT versioonid, nelikveolised versioonid, tuleb väike luukpärakerega sõiduauto K4, ta vist ei ole väike, vaid EV2 tuleb. See tarbesõiduk, eks ole. Ja PV5, 7-kohaline minibuss, K4 universaal. Nii et on. Mida ma veel ootan, on tegelikult üks seda tüüpi auto, mida ei ole ammu nähtud. Sportcoupé Honda Prelude. Küll Civicu põhjal ja ta ei müü küll praegu, ta müüb halvast, ütleme Ameerikas, kuhu teda kõigepealt viima hakati. Ja ma ütleks, et üks põhipõhjus võib olla see, et mis vähemalt minu jaoks võiks olla, on see, et mulle ei meeldi eriti, kuidas auto välja näeb. Aga ikkagi, sportkupeed ei ole ammu näinud Eesti turuluut, et sellega kui vähegi võimalus, siis sõidame. Uus Lexus ES. See näeb kihvt välja. See näeb kihvt välja ja seal oli nii, ta on põhimõtteliselt kasvanud sama suureks, kui eelmine LS oli. Ma olen seda näinud staatilisena. Ilmselgelt ei saa olema mingi müügihitt. Nissan Leaf, oleme sõitnud, väga tore, aga Eestisse saabub ta suvel, kus ta ka kindlasti esineb väga hästi, sest et on suvi, ootame talve. Nii et ilmselt, sõltub palju hiinlastest, et kui palju neid siia kohale jõuab, eks ole, aga küllap neid autosid tuleb jälle palju uusi mudeleid. Et tuleb, ma arvan, üsna põnev auto aasta. Jah, just. Tutvuge siis materjaliga on olemas juba Autogeeniuse veebis ja kohe ilmub ka autolehes. Kellel auto ostmine kavas see aasta, siis sealt saab häid mõtteid. Minge küsige. Aga ma arvan, et aasta esimese saate kohta sai juba küll ja siis kuuleme varsti jälle. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.